Minu jutlus on siis teemal, kes on Jumal. Ja tahaksin kõigepealt vaadata seda, et kas üldse on võimalik midagi Jumala kohta teada või miks me üldse arvame, et on võimalik Jumala kohta midagi teada. Ja siis, et milline ta on ja viimaks, mis see meile korda läheb. Või miks see peaks meile korda minema, milline Jumal on. Kõigepealt alustan piiblisalmiga, mille kohta mina ei ole jutlust veel enne kuulnud. Psalm 97, salm 2. Pilved ja pimedus on Jumala ümber. Aamen. Me sageli loeme piiblist kirjakohti, mis räägivad, et Jumal on valgus, Jumalalt tuleb valgus, aga psalmides on tõepoolest see kirjeldus. Pilved ja pimedus on Jumala ümber. Vaat kus lugu. Päris pühakirjast seest. Ja enne kui ma jõuan selleni, et kes on Jumal või milline on Jumal, tahan siis alustada, et kust me üldse teame või miks meil üldse on arvamus, et me võiksime midagi Jumala kohta teada. Kas üldse on võimalik Jumala kohta midagi tõsikindlat teada saada? Jah, meie kristlased ütleme, et Jumal on selline ja selline. Mõni teine religioon ütleb, et aga me arvame, et Jumal on hoopis naasugune ja naasugune. Ja tänapäeval on eriti moodne, et ma ise tunnetan, milline on Jumal ja panen selle pildi ise kokku. Kust me teame üldse, milline Jumal on? Põhimõtteliselt võib ju olla ka niiviisi võimalus, et Jumal on olemas, aga me ei tea, milline ta on. Ja paljud inimesed meie ümber niiviisi arvavadki, et tõenäoliselt Jumal on olemas, aga ega me ikka päris kindlalt midagi tema kohta ei saa teada. Palju inimesi meie ümber, et Jumal on, võist võib olla, aga kust me teame. Ja selliseid inimesi nimetatakse võõra sõnaga agnostikuteks või agnostitsismiks. David Hume, 18. sajandi kuulus filosoof, valgustusaja filosoof, on öelnud niiviisi, et Jumalat ei ole võimalik tunda, sest ta on väljaspool kogetavat maailma. On meie kogetav maailm ja siis on väljaspool ja vahe on vahel ja nii ongi. Paljud on sellisel seisukohal. Ja piibel nüüd seevastu kinnitab vastupidist, et Jumalat on võimalik tunda. Ühtpidi on piibel agnostikutega ühel meelel, nimelt selles, et Jumal on inimesest täiesti teistsugune, ta on transscendentne, ta on põhimõtteliselt teistsugune. Väljaspoolt seda maailma, loodust erinev, jah, ta on ka siin meie lähedal, aga ta põhimõtteliselt on väljaspool ja see on väga oluline kontseptsioon, et siis meil on kedagi appi hüüda, kui Jumal oleks samas paadis nagu samas universumis, üks hing ja jang kõik või läbi põimunud, siis kui me suur häda käes on, siis hüüa appi iseennast, sest Jumal on sinu sees ja sul ei olegi kedagi appi hüüda põhimõtteliselt. See arusaam, mida piibel esitab, et Jumal on transscendentne, on väga oluline, ta on teistsugune, ta on loonud meid ja on võimalik ka kedagi appi hüüda. Aga mida siis piibel ütleb? Jesaja 55, salmid 8-9 ütleb Jumal, minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, ütleb Issand. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Agnostikud oleksid sellega väga päri. Jumala teed on kõrgemad, meie oleme siin maa peal ja kogu lugu. Aga seal samas jätkab piibel. Otse kui vihm ja lumi tulevad taevast alla. Et Jumala mõtted on seal kõrgemad, otse kui vihm ja lumi tulevad taevast alla, kastavad maad ja teevad selle sigivaks ja kandvaks. Nõnda on ka minu sõnaga, Jumala sõnaga, mis tuleb minu suust. See ei tule minu juurde tühjalt tagasi, vaid saadab korda, milleks ma selle läkitasin. Et jah, Jumal on kõrge ja teistsugune, aga ta laseb midagi sealt nagu lund alla sadada taevast. Kogu pilv ei tule mürtsuga alla, aga midagi tuleb. Ja see, mida Jumal laseb alla sadada, sellest nii palju, kui Jumal laseb alla sadada, nii palju meil on võimalik Jumalast teada.
Kui Jumal otsustaks üldse midagi endast teada anda, siis oleks meil kitsas käes. Ja piibli põhisõnum on, et Jumal ise on kommunikatsiooni algataja. Ta on tahtnud, ta jätkuvalt tahab inimestele endast midagi teada anda ja nii palju, kui Jumal annab endast teada, nii palju meil on võimalik temast teada saada. Seda jumalapoolset kommunikatsiooni me nimetame siis piibli keeles või vaimulikus keeles ilmutuseks. Nii palju, kui Jumal on endast teada andnud, nii palju me saame, meil on põhimõtteliselt võimalik Jumalat tunda, teda teada. Nii et piibli sõnum on, et meil on võimalik põhimõtteliselt midagi Jumalalt kohta tõsikindlalt teada. Johannese 17.3 ütleb Jeesus, igavene elu on see, et nad tunneksid sind ainsat tõelist Jumalat ja Jeesust Kristust. Igavene elu on see, et nad tunneksid sind, Jumalat. See Jumalat tundmine ja nüüd eesti keeles on natukene see tundmine ja emotsioonid lähevad keeleliselt meil natuke sassi. Inglise keeles on see knowledge selle koha peal või know, et nagu me tunneme inimest, ma tunnen kedagi, ma tunnen oma onu, oma tädi, oma naabrit, et mul ei tundet tema vastu, vaid ma tunnen, ma tean teda, mul on mingisugune kogemus temast. Igavene elu on see, et nad tunneksid sind ainsat tõelist Jumalat. Jumalat on võimalik tunda, Jumalat on vaja tunda. Meil on elementaarselt või hädapäraselt tarvis Jumalat tunda, sest see on igavene elu. Sellest sõltub igavene elu. Aga Jumala tundmine on võimalik ainult sel määral, kui palju Jumal on otsustanud enda kohta teada anda ja nüüd selles mõttes kehtib ka see, millega ma alustasin, et pilved ja pimedus on Jumala ümber. Me omast jõust ei pääse sellesse ligi, oma inimlikust jõust. Jumala ümber on pilved ja pimedus, aga nii palju, kui ta laseb sealt pilvest midagi läbi tulla, nii palju me saame Jumala kohta tunda. Üldse on huvitav, et sageli, kus kuidagi piiripealsetes nähteasjad, kus Jumal ilmutab või sellised piiripealsed olukorrad on, seal piibel räägib pilvest. Jeesus läks taevasse pilvest, ta läks sinna kuskile teistsugusesse olemisse, aga see pilv hajutas nagu ära selline nagu meil turvakaalutlustel ähmastatakse inimeste pildid ära tänapäeval, tehakse pilv peale, et nägu ära ei tunda, et on see nähtamatu maailm ja nähtav maailm ja seal vahepeal on pilv. Hägustatud ala, kust Jumal tuleb ja Jumal läheb ja kunagi me loodame saada sinna teispoole pilve, siis me näeme päriselt. Nii et pilved ja pimedus on Jumala ümber ja kui Jumal on midagi ilmutanud, siis me saame seda vastu võtta ja kui Jumal midagi pole ilmutanud, siis me võime teadusliku meetoditega uurida, me võime filosoofiliste meetoditega uurida ja me ei saa seda kätte, sest see on põhimõtteliselt teistsugune. Ma käisin paar nädalat tagasi Viljandis Johann Köhleri 200 näitusel. Viljandis on suisa 2 näitust 2 kohas selle kohta või Johann Köhleri kohta. Ja väike ruum, aga ilusad originaalmaalid, mis Eesti Rahva Muuseumis on siis talletatud Johann Köhlerist. Teie siin Tallinnas saate minna Jaani kirikusse ja Kaarli kirikusse ja vaadata sealset altari laemaali. Aga kui ma lähen sinna vähese kunstilise haridusega, nagu mul on, oleksin ainult vaadanud maale, Köhleri maale, oleksin ma Köhlerist väga vähe teada saanud. Jah, midagi saanud teada, aga väga vähe. Aga me olime väikese grupiga ja meil oli väga hea giid, kes rääkis väga palju huvitavat nende maalide juurde. Terve tund aega, umbes 30 maali kohta. Ja me saime võrratult palju teada Köhleri kohta. Jumalaga on natuke sarnane lugu. Me võime midagi Jumala kohta teada saada tema loodu kaudu, vaadates päikeseloojangut või tärkavaid sireleid või maapõue uurides. Aga palju rohkem saame me teada Jumala kohta selle käest, selle giidi käest, selle informeeritud isiku käest, kes Jumalat lähemalt tunneb ja see on Jeesuse Kristuse kaudu. Ilma Jeesuse Kristuseta oleks nii, nagu lähed kunstinäitusele ja vaatad lihtsalt maale, aga sa ei tea midagi selle isiku kohta. Võib-olla natuke aimad, et kas ta on tumedates toonides või heletates toonides depressiivne või optimistlik. Jumala uurimine teaduslike või ka filosoofia meetoditega on nagu Köhleri maalide uurimine teaduslike meetoditega.
Me saame midagi sellest järeldada, et ta oli tõenäoliselt osav maalija. Me saame analüüsida, milliseid värve ja lõuendeid ta kasutas ja midagi natuke veel saame Köhleri kaudu teaduslike meetoditega tema maalidest kätte. Aga me ei saa mitte midagi teada selle kohta, milline iseloom oli Köhleril. Kas ta oli seltskondlik inimene või oli ta enesesse tõmbunud inimpõlgur? Kas ta hoolitses abivajajate eest või oli selline ahne ja isekas? Kas ta oli abielus või oli ta poissmees? Kuidas ta suhtus oma sünnimaasse Eestisse? Kas ta üldse rääkis eesti keelt? Meile räägiti kõik ära, uurige järgi, ma ei räägi täna. Seda peab rääkima keegi, kes on Köhlerit tundnud või uurinud tema kohta. Ja Jumalaga on samamoodi, kui me vaatame ainult tema loodut või filosofeerime Jumala teemadel, siis me võime saada midagi teada üldise ilmutuse kaudu, aga väga vähe. No saame teada, et ta on ilmselt võimas, et ta on tark, geniaalne, intellektuaalselt võimekas. Paljud loodusteadlased jõuavad sinna, et selle taga peab olema keegi suurele intellektiga mõistus. Aga kas ta hoolib inimesest? Või on tal meist täiesti ükskõik? Me ei saa selleni jõuda. Seepärast on oluline tunda seda, mida Jumal enda kohta on teada andnud, ilmutanud. Usaldada seda giidi või tegelikult veel rohkem kui giidi, Jumala poega Jeesust, kes on olnud aegade algusest Jumala osa, Jumal ise, kes on saanud inimeseks. Piibel ütleb 1. Johannese 1,18, keegi ei ole iialgi näinud Jumalat, keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Ainusündinud poeg, kes on isa rinna najal, tema on meile teate toonud. Nii et kui me küsime, kes või milline on Jumal, siis kõigepealt me pääseme sellele infole ligi ainult Jeesuse kaudu. Tema on meile teate toonud. Ja seepärast rõhutas Jeesus korduvalt, et tema ja isa on üks, et ta on tulnud otse taevast. Kujutame ette situatsiooni. 4 täiskasvanud venda, täiskasvanud meest arutavad selle üle, et milline võis küll olla nende kadunud vanaisa, keda nad ise pole keegi näinud. Ja kellegi käest pole küsida ka, sest vanaisa on surnud ja ema ka enam ei ole. Ja siis nad püüavad omavahel meenutada midagi, mida ema kunagi oli vanaisa kohta rääkinud. Ja siis mõtlevad, et ema oli selline, et ju siis vanaisa oli ka selline. Ja vahepeal nad vaidlevad selle üle, et kelle ettekujutus vanaisast on õigem. Ja häguseks see jääbki. Aga ühel päeval nad leiavad, et on olemas vanaisa vennatütar, kes on pool elu vanaisaga koos elanud ühes samas majas. Ja see kummutab kõik oletused vanaisa kohta või kinnitab siis vastavalt. Vanaisa vennatütar räägib neile otseallikast, missugune see vanaisa oli. Ja midagi sarnast on Jeesusega. Jeesus on Jumal, ta on meile ilmutanud tõde isa kohta. Kui Kristust ei oleks tulnud isa juurest, siis me võiksime jäädagi arutama, et milline Jumal on või ei ole. Või milline religioon on õige. Paulus ütleb Apostlite tegude 17. peatükis, kus ta tutvustab Jumalat Kreekas, Jumalat mittetundjatele ja ütleb, et Jumal on selliseid teadmatuse aegu sallinud, selliseid, kus me ise arutame, milline see vanaisa võiks olla. Aga et nüüd on ta ennast ilmutanud rohkemal määral Jeesuse kaudu. Ja mitte ainult ajalooliselt, vaid ka paljude inimeste isiklikus elus. Ma julgeks minna isiklikule tasandile. Saab öelda, et ka paljude inimeste ja enamike inimeste isiklikus elus on olnud teadmatuse aegu, kus ei tea Jumala kohta. No lihtsalt ei tea. Mil on otsitud Jumalat ühest kohast, teisest kohast, kolmandast, Jumal on sallinud selliseid teadmatuse aegu. Võib-olla sa oled ka täna siin ja otsimas alles Jumalat siit, sealt, kolmandast kohast ja Jumal on sallinud selliseid teadmatuse aegu sinu elus. Aga nüüd, kui sa oled jõudnud Kristuse lähedale, siis tasub otseallikast
edasi uurida. Vaatame nüüd lähemalt üht näidet piiblist, kus Paulus tutvustas Jumalat neile, kelle oli palju eriarvamusi selle kohta, milline on Jumal. See on sealt samast Apostlite tegude 17. peatükist, mida ma korraks juba viitasin. Ja Paulus külastas siis 1. sajandil tollast kultuuri ja filosoofia pealinna Ateenat. Suurlinna rahvas, nad olid kõigest uuest huvitatud ja seepärast pakkus neile huvi ka see kuulutus kellegi Kristuse kohta. Nende jaoks oli see täiesti uus usk. Paulus käib seal linnas ringi, näeb palju Jumala kujusid, Jumalatele pühendatud altareid, pühamuid ja see viitab sellele, et nad igatsesid millegi üleloomuliku järele. Ja Paulus ütlebki seal Ateenas, et ma näen, et te olete haruldaselt jumalakartlikud inimesed. Ma julgeks arvata, et see on üsna sarnane tänapäeva Eesti ühiskonnaga. Võib-olla veel paarkümmend aastat tagasi võis öelda või nõukogude ajal, et me olime ateistlik või jumalat eemale tõrjuv ühiskond, aga see usuline huvi millegi vaimse järele on meie ühiskonnas päris suur. See ei tähenda, et Jumal, see ei tähenda, et kirik, aga selline huvi vaimsuse vastu, vaimsete asjade vastu on päris suur. Kui lähed raamatupoodi, siis see on täis terved riiulid üleloomulikust esoteerikast, vaimsusest, rääkimata siis internetiavarustest. Hästi palju osaletakse koolitustel, mis tegelevad vaimsusega, üleloomulike praktikatega, energiatega, harmoonia leidmisega. Võib-olla tõdeks Paulus ka tänapäeval siin Eesti ühiskonnas ringi vaadates, et te eestlased olete haruldaselt vaimsed inimesed. Haruldaselt jumalakartlikud, võib-olla mitte jumalakartlikud, haruldaselt vaimsed inimesed. Ja hakkaks siis sealt peale, et aga kuidas siit edasi minna. Ja Paulus leidis Ateenast ühe pühapaiga, mis oli pühendatud tundmatule Jumalale, silt oli peal tundmatule Jumalale. Ja siis ta alustab oma sellist sissejuhatust Jumala Jeesuse tutvustamiseks, et see, keda te nüüd tundmatuna teenite, seda kuulutan mina teile. Lubage, ma tutvustan seda tundmatut Jumalat. Meie kogudusse mõni aasta tagasi tuli üks 50-aastane mees, selline kaitseliitlane, turske mees, ehitajana Soomes töötanud kaua aastaid. Ja ütles, et viimase 7 aasta areng tal usuliselt oli see, et ehitajana ta töötas nii, et tal anti individuaalülesanded kätte, klappidega võis kuulata, mida iganes tahtis muusikat ja ta hakkas kuidagi usulisi asju kuulama. Ja siis 7 aasta areng oli nii, et alguses ta sõnastas, et on olemas mingi universum. Väga populaarne tänapäeval. On mingi universum olemas. Paar aastat kuulas erinevad usulisi saateid ja siis jõudis sinna, et olgu, et sellel universumil, oleme ausad, on ikkagi, julgeme seda nimetada Jumalaks. Ta ütles, et pooled sõbrad kadusid ära selle peale, et kui ma hakkasin ütlema, et Jumal on olemas. Ja siis veel mõni aasta mööda, kui ta kuulas igasugu jutluseid ja kristlikku asja, ütles, et olgem siis ausad, et sellel Jumal on ikkagi ka nimi ja ütleme selle välja, et selle Jumala nimi on Jeesus. Et sellisest tundmatust Jumalast universumist sai järsku Jumal või mis järsku pika aja jooksul ja siis millalgi Jeesus. Paulus räägib, et te teenite tundmatut Jumalat, aga õnneks Kristuse kaudu saab see tundmatu Jumal tuttavaks ja ma loen, mismoodi Paulus tutvustab siis seal seda Jumalat, keda ei tuntud, elavat Jumalat. Apostlite tegude 17, 24-31. Ta ütleb niiviisi, keda te nüüd, kui tundmatut teenite, teda kuulutan mina teile. Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis siin sees, kes taeva ja maa isandana ei ela templites, mis on kätega tehtud. Ega lase ennast ka inimkätega teenida, nagu oleks tal midagi vaja. Tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik. Ja ta kõigepealt tutvustab, et see on looja Jumal. Jumal on looja. Kogu universumi looja. Universum pole tekkinud iseenesest, ta ei ela inimkätega ehitatud pühakodades. Ja et ta hoiab seda elu alal. Tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik.
Me ei saa Jumalat mõjutada, teda taltsutada, temast teha oma väikest kodujumalat, et paneme ja siis paneme vahepeal kappi ja võtame vahepeal kapist välja. Jumal ei sõltu meist, aga meie sõltume Jumalast. Et ta on looja ja et ta hoiab seda kõike alal, ta pole ära läinud siit loodu juurest. Loeme edasi. Tema on teinud ühest ainsast terve inimkonna elama kogu ilma maa peal ning on neile seadnud ette määratud ajad ja nende asukohtade piirid, et nad otsiksid Jumalat. Kas nad ehk saaksid teda kätega katsuda ja leida, kuigi tema küll ei ole kaugel ühestki meist. Sest tema sees me elame ja liigume ja oleme. Et ta on kõigi rahvaste valitseja, mitte ainult ühe rahva, vaid kõigi rahvaste valitseja, me kõik oleme loodud tema poolt. Edasi. Nagu ka mõned teie luuletajast on öelnud, ta pöördub siis nende kohalike autoriteetide poole, sest ka meie oleme tema sugu. Kui nüüd meie oleme Jumala sugu, siis ei tohi me arvata, et Jumalus on kulla või hõbeda või kivi sarnane või nagu inimeste oskuste või kujutluste loodud. Inimesed on loodud Jumala moodi ja sellepärast on naeruväärne pidada Jumalat lihtsalt mingiks kujuks. Ja veel siis ta lõpetab selle, Jumal on küll selliseid teadmatusaegu sallinud, kuid nüüd käsib ta kõigil inimestel kõigis paigus meelt parandada, sest ta on seadnud ühe päeva, mil ta mõistab õiglaselt kohut kogu ilmamaa üle mehe läbi, ehk siis Jeesuse läbi, kelle ta on määranud ja ta on pakkunud kõigile tõestuse sellega, et ta tema äratas üles surnuist. Niiviisi tutvustas Paulus Jumalat. Kes on Jumal? Ei ole tundmatu, vaid me võime tema kohta üht, teist ja kolmandat teada. Nüüd, see oli 2000 aastat tagasi. Igal ajastul juba natukene auditooriumi arvestades sõnastada, et mis see Jumala puhul oluline on, sest Jumala kohta me võime väga palju öelda. Kuskil 50-60 aastat tagasi tuntud Tallinna oleviste pastor Osvald Tärk sõnastas tolle aja ühiskonnas, et kes on Jumal. Selline väike raamat on Jumal ja ta siis seletab välja, kes on Jumal, aga seal on ka selline definitsioonilaadne lause. Sissejuhatus ütles, et tema juurde tulid noored inimesed ja ütles, et meie käest küsitakse, kes see Jumal on, meie ei oska päriselt vastata. Ja siis ta püüdis sõnastada. Ja ma panin selle siia kirja, et Jumal on isikuline vaim, täiuslik headus, kes oma pühas armastuses kõik on loonud, alles hoiab ja juhib. Nüüd, kui ma seminaris loengut pean, siis ma käisin tudengitel päris pähe õppida, soovitan teil ka. Mitte sellepärast, et see oleks nüüd ainus autoriteetne Jumala definitsioon, aga kui keegi küsib, et kes see Jumal siis on, keda sa usud, ütle ühe lausega, siis üks võimalik vastus võiks selline olla. Ma loen ükskord ette ja siis loeme veel kõik koos, siis natuke jääb meie mällu. Jumal on isikuline vaim, täiuslik headus, kes oma pühas armastuses kõik on loonud, alles hoiab ja juhib. Loeme häälega kõik koos. Jumal on isikuline vaim, täiuslik headus, kes oma pühas armastuses kõik on loonud, alles hoiab ja juhib. Iga sõna on seal täpselt paika lihvitud, et ta on isikuline, ta on hea, ta on püha ja armastav, ta on loonud, hoiab alal ja juhib ka tuleviku suunas. See võib jääda siia taustaks üles, aga ma lähen jutlusega edasi. Nüüd, et meil on võimalik Jumala kohta teada, et Jumal on selline, aga miks see peaks meile korda minema? Või miks peaks Jumalale korda minema see, kuidas meie temasse suhtume? Nüüd üks asi on teada Jumalat ja teine asi on tunda Jumalat. Lugesin juba Jeesuse mõtet, et igavene elu on see, et nad tunneksid sind ainsat tõelist Jumalat. Üks asi on teada ja teine asi on tunda. Võib teada, et ta on väga väärtuslik, ta on väga võimas, aga mul on sellest täitsa ükskõik. Mul on kodus ühes sahtlis kulduur, ma ei ütle täpselt millises sahtlis. See on minu vanaisale, kui tema töötas siin Tallinnas Volta vabrikus, 50. tööjuubeliks talle tehas kinkis selle, ta oli siis tolle mõistes insener. Ja siis on pärandunud mulle väga väärtuslik asi, graveeritud sisse, tõeline kulduur, käin nupuga lahti, niimoodi töötab ka. Aga ma miskipärast ei kanna seda iga päev kaasas.
aga selle asemel telefon on näiteks siin. Et väga väärtuslik, aga ta seisab sahtlis. Jumal võib ka olla selline, et ta on väga väärtuslik, ma tean tema kohta, aga ma igaks juhuks hoian teda sahtlis. Aga Jumal tahab, et me tunneksime, et meil oleks temaga suhe, elav suhe. Ja selle kohta Piibel ütleb või Jeesus ütleb, ma just rõhutan, et Jeesus ütleb, et meil võib olla isa suhe, lapse ja isa suhe Jumalaga. Mitte lihtsalt, et ta on, vaid meil võib olla lähedane suhe. See, kes või mis on isa, võib erinevatele inimestele tuua erinevaid assotsiatsioone. Mõne jaoks on isa keegi, keda kunagi pole olemas, aga kes saadab raha või kingitusi. Mõne jaoks isa võib olla alati tööl. Mõne jaoks isa on see, kes teeb alati ema tahtmist mööda. Isa võib olla keegi, kellel on autoriteet, kes võtab vastutuse perekonnas toimuva osas. Väga erinevad arusaamad. Aga Piibel kirjeldab, et see isa suhe Jumalaga, see tähendab midagi julget, lähedast, autoriteetset ja armastavat. Ma toon ainult 2 asja välja, paljudest võimalikest või väga suure pintsitõmbega, 2 asja, mida see isa suhe meiega võiks tähendada. Üks tähendab seda, et isa on püha, Jumal on püha, et ta suunab, korrigeerib, vajadusel distsiplineerib meid. Tal on oma kindel plaan, mismoodi me võiksime elada. Ja teine on see, et isa hoolitseb, et ta armastab, et Jumal on püha ja et ta on armastav. Et tal on oma kindel tahtmine, aga ta hoolib ja armastab meid. Ja selline suhe saab tekkida meil Jeesuse kaudu. Nii nagu iga lapsevanem tahab, et tema laps arvestaks temaga, et laps ei keeraks selga vanematele. Jumalal on ka suur kurbus, kui inimene keerab selja Jumalale ja elab omaette. Aga Jeesuse kaudu me võime tulla tagasi ja omada lähedast suhet Jumalaga. Seda sõna isa, seda kasutab eelkõige Uus Testament Jumala kohta. Vanas testamendis praktiliselt me seda ei leia. Ja miks ta on Uues Testamendis, sest mitte, et Jeesus tuleb mingi uue õpetusega, et enne te teadsite, et Jumal on võimas Jumal ja vägede Jehova ja nüüd ta on teile armastav isa, et ma muutsin õpetust, vaid Jeesuse kaudu alles Jeesuse kaudu võib meil tekkida selline lähedane suhe Jumalaga, et meie patud on andeks antud ja meil on püha vaim antud sisse, et me saame öelda isa Jumalale. Selline aba isa, issi lähedaselt. Nii et kõigepealt tuleb saada Jeesuse kaudu Jumala lapseks ja siis me saame päriselt öelda, et Jumal on meie isa, kogetavalt, tajutavalt, lähedaselt. Muidu me võiksime öelda meie isa palve algust, meie looja, kes sa oled taevas. Aga koos Jeesusega saame öelda meie isa, kes sa oled taevas. Aastaid tagasi meie koguduses käis mõnda aega üks Handimaalt pärit tudeng, Nadježda Griškina, ja ta rääkis, et tõlgiti, ta õppis keeleteadust Tartus ja siis ta oli osa ka piibli tõlkimisest handi keelde. Ja ta ütles, et handi keeles hakati tõlkima piiblit ja polnud nagu õiget sõna armastuse kohta, mida kasutada piiblis Jumala armastuse kohta. No ilmselt mingid sõnad olid, aga need ei olnud päris see, sest armastust on väga erineval viisil võimalik väljendada. Ja oli üks teadlaste nõupidamine Peterburis, kus oli siis nii usklikke teadlasi kui lihtsalt keeleteadlased ja kes ei olnud usklikud. Ja keegi pakkus, et aga meil seal handi keeles on see sõna, mis kirjeldab ema ja beebi vahelist armastust. Selline väike beebi ja ema ja seda tunnet või seda suhet, mis on ema ja beebi vahel, et äkki me prooviksime, et äkki võiks kasutada seda sõna selles piibli tõlkes. Ja siis sellised akadeemilised keeleteadlased ütlevad, no aga Jumal ei armasta ju niiviisi. Ja siis teoloogid korrigeerisid ja ütlesid, et ei, paneme seda asja tähele, et Jumal tegelikult just niiviisi armastabki. Ja kui see piibli tõlkija keeleteadlane, talle tehti siis piibliteadlaste poolt selgeks, et selline ongi Jumala armastus, siis sellel tõlkijal olid pisarad silmis. Jumal niiviisi armastab meid. Ja et see, et Jumal on olemas, ei ole lihtsalt piisav teadmine.
on hea teada, et Jumal on olemas. Aga Jumalale läheb korda, et me tunneksime teda. Et meil oleks isiklik suhe Jeesuse kaudu temaga. Ja siis muutub see päris asjaks. See on see, mida Jumal igatseb. See on see, mille pärast Jeesus on risti peal surnud. Ja see on see, mis on päris vastus. Me võime arutada palju selle üle, kes on Jumal, milline ta on ja hea on teada seda, aga alles siis, kui see saab meile isiklikuks, siis see muudab meie elu, see kannab usu läbi, mis esimene laul oli, võitjaks ma jään, usu läbi, lähen kas või surmast läbi, see kannab, sest ma lihtsalt ei tea, kes on Jumal, vaid ma tunnen, kes on Jumal Jeesuse Kristuse läbi. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Jumal, me täname, et sa oled ilmutanud ennast inimkonnale, andnud teada midagi sellest, kes sa oled. Me ei pea lihtsalt kompama pimeduses, vaid saame lugeda sinu sõna, saame Jeesuse Kristuse kaudu määratult palju teada Jumala kohta. Ja ma tänan selle eest, et paljud, kes siin on, me oleme Jeesuse kaudu kogenud andestust, uut sündi Jeesuses Kristuses, püha vaimu täitumist, püha vaimuga koos elamist. Ja see on midagi, mida silm pole näinud, kõrv pole kuulnud, aga inimsüdamesse sina, Jumal, kirjutad seda. Ja me palume, et sellist Jumala tundmist püha vaimu kaudu oleks meil igalühel elavalt päevast päeva. Me palume seda ikka ja taas, sest sa ütled oma sõnas, saage pidevalt täis püha vaimu. Me palume, et see Jumala tundmine ei ole lihtsalt see, et me teame, vaid et me kogeme, me elame, me toetume sellele. Et see usk kannab meid nii pühapäeval kui esmaspäeval ja reede õhtul ja laupäeva hommikul. Nii rõõmus kui kurvastuses. Issand, täida meid taas sellise sinu tundmise usaldusega sinu vastu. Ja kes on kuskil poole peal alles otsimas, et kas sa oled universum või Jumal või Jeesus, tõmba, kutsu enda lähemale, sest see on väärt, kuhu oma elu pühenduda. Kas või täna öelda, et ma olen valmis usaldama seda, mida ma tean Jumala kohta. Kõneta meid, saada meid ja täname, et sa oled suur võimas Jumal üle meie mõistuse ja ometigi astud meie südamesse ja juhid meie elusid. Aamen.